Tere! Täna ma räägin teile natukene sellest, kuidas tarokaarte, numeroloogiat ja oma suguvõsa seostada, just nimelt suguvõsa energiat, mida siis perekonnanimi kannab. Ja alustame siis sellest, et mõnel inimesel võib elu jooksul olla ka mitu erinevat perekonnanime. Ja mina tõin välja ka Merikese lehe peal, kui nimeteema jutuks tuli, selle, et minu lapsepõlves oli natukene ebatraditsiooniline see, et kui tavaliselt abielludes naine võtab mehe nime, siis minu perekonnas oli vastupidi, isa võttis minu ema nime. Ja kuna kõige tähtsam on siis ikkagi sünnitunnistusele tulev nimi, siis ma paningi esimesele positsioonile siis selle nime, mida ma kandsin, ehk siis Reile. Kui oleks olnud vastupidi, siis oleks see nimi olnud sünnitunnistusel Puusak. Aga panin siia juurde ka abielludes saadud nime, et siis vaadata, kuidas ma olen nende 3 nimega läbi elu kulgenud ja peab ütlema, et kõik need 3 on minu jaoks väga olulised. Et ma ei saa mitte ühtegi neist välja jätta. Panin siia siis teile ka selle tabelikese, kus saab vaadata, mis tähele, mis number vastab. Tulilind.ee veebilehelt saate lisa vaadata ja ka oma nime suguvõsa energia siis välja arvutada. Oluline on see, et kuna suures arkaanis on 22 kaarti, siis see number peab olema 22 või väiksem, et kui ta tuleb kokku liites siis suurem, siis senikaua liidate kokku, kuni tuleb väiksem 22-st. Nii. Nendel juhtudel siis Reile nimi on siis 4 energias ehk keisri energias. Puusagi nimi ehk mu isa nimi on siis 5 energias ehk ülempreestri energias ja seda nähes saan ma ka väga hästi aru, miks nii-öelda see nimi mind paelunud on ja miks ma nagu sellest ka mingis mõttes nagu puudust tundsin mingil ajal, sest ka minu elutee number on 5 ja ülempreester õpetaja kaardina kannab minu hingeenergiat väga hästi edasi. Aga seda tugevat 4, mis annaks struktuuri ja korra, oli järelikult vaja. Ja nüüd, olles siis 9 energias perekonnanimega ehk Erakus, on siis loomulik jätk ülempreestri energiast edasi. Mis on nüüd huvitav, et selle tabeli järgi siis nagu te näete, on siis need täpitähed ja muud siis nii-öelda võrdsustatud A ja Ö, see Ä ja O-ga võrdseks siis Ö, U-ga võrdseks punktisummalt tehtud siis Ü. Aga kui nüüd vaadata seda tähestikku nii, et me kirjutame ta lihtsalt ümber ja Eesti tähestikus teatavasti siis 32 tähte koos võõrtähtedega on, et kui täies mahus see välja kirjutada, siis saame tegelikult iga tähe juurde ka veel lisaenergia, et kuni siis Ženi on siis suure arkaani tarode kaardid ka esindatud. Mida ma teile soovitan vaadata, mis siia nüüd eriti hea nüansi juurde lisab, on siis Ülle Puu video Nime maagia, millele tähed viitavad su nimes. Ma panen selle lingi ka siia alla. Ta nii hästi iga tähe energia seletab ära, jagab tähed 3 gruppi. Tähed, mis kannavad algataja energiat, tähed, mis kannavad edasiviijat energiat, töölise energiat ja tähed, mis kannavad siis lõpule viia energiat.
ja selline tore avastus oligi siis see, et kui läbi 3 selle perekonnanime reisides, siis kõik need erinevad rollid on siis perenimedes ka esindatud. Ja alati on kõige olulisem siis nime esimene täht ja siit me saame siis juurde ka veel lisaenergiat, mis on huvitav, et kui nüüd kogu see viimane perenimi, mida praegu kannab 9 ehk eraku energiat, siis R-häälik, mis minu jaoks väga oluline on nii eesnimes kui ka siis neiupõlve ja ema perekonnanimes, kannab lisaks siis ka kuu energiat ja on algataja energia. Isa nimi on siis seotud kaartidega torn ja kaarik ja kannab siis edasi 5 energiat. Ja M on siis 13 ehk 4, surm ja keiser ja lõpuleviija, transformatsioon. Et võib-olla kui te vaatate seda Ülle Puu videot, siis te näete ka, et iga tähe juures ta selgitab pikemalt, et näiteks M tähendab praktiline, kindel maandus ja võib siis emotsionaalselt kõikumist edasi kanda, aga on maine tugeva tahtega, pigem siis meesenergia. R-häälik on väga tugev täht, viitab sissepoole elamisele, 2 jalaga maas olemisele, enesekindlusele, materiaalsete saavutuste soovile, loomingulisteks ettevõtmisteks annab tuge, teisi toetav, otsusekindel, enesekindel, füüsiline ja vaimne tugevus. Ja see B-täht, mis ka on ikkagi minuga seotud isa kaudu, suguvõsa energia kaudu, on siis justkui natukene ebakindlam täht, 1 jala peal seismine, võib kergesti tasakaalu kaotada, ei kannata sekkumist, isepäine, intellektuaalne, huvi teaduse vastu, varjab oma ebakindlust ja ka sissepoole elamine, nii et seda sissepoole või sisemaailma otsimist ja eraklikkust on minu nii-öelda juurenergias või suguvõsa energias päris palju. Nii, aga julgustan sind ka tutvuma oma siis perekonnanime ja ka eesnime energiaga, miks mitte uurida siis enda eesnime. Kindlasti avastab palju uut ja huvitavat. Aga tänaseks kõik, kohtume järgmisel korral.